Birdland kõigepealt bass oktav alla. Nüüd see parem käsi, kui sa mängid seda sisuliselt kahehäälselt ainult, siis see parem käsi peab olema hästi dünaamiline selline ja kuidagi hästi huvitav. Võib natukene seda meloodiat siin varieerida ja siis näiteks nii edasi. Jällegi oktavis. Nüüd on see koht, kus poole pealt võtta. Hästi täpselt, hästi konkreetselt. Nüüd see käib, et sul on nagu kaks liigutus üles ja alla. Parem käsi, võta kvarti juurde meloodiasse. Ja siin samamoodi, et see meloodia võiks olla hästi dünaamiline. Ehk siis see ka vasakas ja oktavis ja hästi kokku need käed. Viimane asi, nüüd kui sa tahad siia proovida soolot natukene mängida, siis see vasaku käe saade sobib siia väga hästi. Laad, mis siin peal võib olla, on nagu G-tuur pentatoonika, kus sa võid panna juurde S-noodi ja dis-noodi ja tegelikult need vahepealsed sobivad ka sinna.
pentatooniga. see ja G-tuul pentatooniga. Nende omavaheline miksimine, pluss siis veel kõrge viies ja noh nii edasi.